Nii, tervist sõbrad. Korra veel. Tõesti rõõm olla teie keskel. Merike, suur tänu selle kutse eest. Ja sinu kaudu ma selle sain ja tore näha sükest põnevil kampa koos siin täna õhtul. Siin järjest vähem ruumi ma näen, et on. Nii et see on hea märk. Ja, mis Jumal teeb meie keskel. Mul on olnud üsna tihe päev täna ja tegin ka ühe podcasti siin ennem ja elu on üldse viimasel ajal tihe. Ma usun, kõik tunneme seda. Et see, mida seal apostlite päevadel nad tegid, kui nad ootasid pühavaimu tulemist. Mul on selline tunne, et tänapäeval kristlastel on juba raske sukest asja teha. Et lihtsalt oodata issandat. Kas pole nii, jah? Et meil on agendad, meil on asjad teha, meil on kohad, kuhu minna. Ma tunnen seda ise ka. Aga ma usun, et nagu me siin kuulsime, õde mainis ennem asju, mis issand talle ütles, et üks võtmetest ka täna päeval selles Jumala väes käia on meie valmisolek oodata teda. Ja tõepoolest see on raskem teha tänaval, kui me arvame. Aga kui te lubate, jagan teile mõned mõtted apostlite tegude raamatust. Ma tundsin eelmise aasta lõpus ja ma käisin Merike ka teie kambas seal Jaanika teie kodus, kus iganes see koht nüüd oli. Kohilas, just. Ja jagasin teiega ka seda mõtet ja see on jätkuvalt mul ikka helisenud südames, et Jumal tahab, et me usume tema käest rohkem imesid ja tunnustähti ja tervenemisi. Amen. Sest Jumal on imetegija. Ja Kristus ei ole ainult jutt ja teoloogia ja selline mõistupärane asi, vaid Jumal tahab teha imesid. Ja ma usun, et kui me nendest asjadest räägime, siis need tulevad rohkem esile. Ja kui sa apostlite tegude raamatut loed, siis sa ei saa üle ega ümber sellest, et Jumala vägi seal tegutseb, imed ja tunnustähed sünnivad. Ja ma tahaks täna vaadata teiega koos ja ma ei ole valmistanud sukest tüüpilist jutlust või midagi, aga ma lihtsalt ise lugesin need viimased päevad siit samast apostlite 8. peatükist ja jagan lihtsalt niimoodi jooksvalt teiega otse kuumast või sellest ahjust tuleb. Ei ole oma märkmeid isegi korralikult kokku pannud, aga kui sul on piibel kaasas, sa võid sinna pöörata apostlite 8. peatükki. Mulle jätkuvalt meeldib kasutada piibliraamatut. Ja ma tean, see on okei lugeda telefonist piiblit, aga ma garanteerin sulle, kui sa oled kuskil bussis ja loed oma piiblit niimoodi, keegi ei arva sust midagi. Aga kui sa loed niimoodi, kõik ütleb, ohoh, kes see siuke on tead? See on kohe küsimärk üleval. Okei, see on siuke väike vahepala, aga mulle lihtsalt jätkuvalt meeldib lugeda piiblit, mida ei pea laadima. Seda ei pea laadima. Seda ma pidin laadima hommikul või õhtul öösel. Nii et see on ikka väge täis. Kiitus Jumalale. Apostlite 8. peatükis on selline lugu Filippusest ja Samaaria linnas seal ja muidugi see konfrontatsioon nõid Simonaga. Ja ma lihtsalt toon mõned punktid esile, mis mul siin niimoodi kõrva jäid, silma jäid ja jagan teiega neid. Võib-olla teeme nii, et ma loen kõigepealt seda teksti teile ja siis pärast räägime. 5. salm ütleb meile, et aga Filippus tuli Samaaria linna ja kuulutas neile Kristust. Ja rahvas pani ühel meelel seda tähele, mida Filippus ütles, kuuldes teda ning nähes imetähti, mida ta tegi. Pane tähele, kuuldes teda ja nähes imetähti, mida ta tegi. Sest paljude sees, kelledel olid rüvedad vaimud, läksid need välja suure häälega kisendades. Ja palju halvatuid ja jalutuid sai terveks. Palju halvatuid, palju jalutuid sai terveks. Ja suur rõõm oli selles linnas.
see on see hea osa siin, eks ole. Aga üks mees, Siimon nimi, oli ennem juba seal linnas ja nõidus ning eksitas Samaaria rahvast, öeldes enese midagi suurt olevat. Teda panid tähele kõik, nii pisukesed kui suured, ning ütlesid, see on Jumala vägi, mida kutsutakse suureks. Ja nad hoidsid tema poole, sest ta kaua aega oli neid nõidusega eksitanud. Aga kui nad Filippust uskusid, kes neile kuulutas evangeeliumit Jumala riigist ja Jeesuse Kristuse nimest, siis ristiti nii mehi kui naisi. Ka Siimon ise sai usklikuks. Ja kui ta oli ristitud, jäi ta alati Filippuse juurde ja pani väga imeks, nähes sündivat imetähti ja suuri vägevaid tegusid. Me teame seda, et nõiana ta ise tegi ka mingisuguseid imetegusid, eks ole. Vähemalt arvas, et ta teeb. Aga ta nägi, et Filippuse teenimises sündisid suuremad imetähed ja pani neid väga imeks. Aga kui Jeruusalemmas olevad apostlid said kuulda, et Samaaria linn oli Jumala sõna vastu võtnud, läkitasid nad nende juurde Peetruse ja Johannese ja kui need sinna said, palvetasid nad nende eest, et nad saaksid püha vaimu, sest vaim ei olnud veel langenud ühegi peale nende seast, vaid nemad olid ainult ristitud issanda Jeesuse nimesse. Siin nad panid oma käed nende peale ja nad said püha vaimu. Aga kui Siimon nägi, et apostlite käte peale panemisel läbi anti püha vaimu, pakkus ta neile raha ning ütles, andke ka minule see meelevald, et see, kelle peale ma iganes käed panen, saaks püha vaimu. Aga Peetrus ütles talle, kadugu su raha sinuga tükis, et sa mõtled Jumala andi saada raha eest. Sul ei ole jagu ega osa sellest sõnast, sest su süda ei ole avameelne Jumala ees, sellepärast paranda meelt sellest oma kurjusest ja palu issandat, et ta sinu südame mõtte sulle vahest andeks annaks. Sest ma näen sind vihal sapis ja ülekohtu sõnnes kinni olevat. Ja Siimon vastas ning ütles, paluge teie issandat minu pärast, et minu peale ei tuleks midagi sellest, mida te olete öelnud. Ja kui nad olid tunnistanud ja rääkinud issanda sõna, pöördusid nad tagasi Jeruusalemma ja kuulutasid evangeeliumi mitmes Samaaria maa alevis. Amen. See on Jumala sõna, eks ole nii. Nüüd, me lugesime siin, mida mina nimetaks vähemalt üks linna suurune ärkamine. See kõlab mulle nii, kas pole nii. Paljud, kellede sees olid kurjad vaimud, läksid välja. Paljud halvatud said terveks. Paljud jalutamad hakkasid kõndima ja suur rõõm oli selles linnas. Mitte paar inimest kilkas, aga terve linn näib mulle, et oli pööratud pea pealt jalge peale või jalge pealt pea peale, aga ühesõnaga ringi pööratud. Midagi märkimisväärset oli sündinud siin ja lihtsalt üks mees läks sinna linna. Ja see on huvitav, et see ärkamine siin sünnib nagu tugeva kontrastina sellest tulisest nagu või tulise tagakiusu keskel, milles tegelikult kogudus sel hetkel on. Kui sa lihtsalt loed seda eelmist salmi või üle-eelmist salmi, ent Saulus rüüstas kogudust, käies mööda kodasid ja tõi välja mehi ja naisi ja andis nad vangi. Ja siis ajal olevad käisid mööda maad, kuulutasid evangeeliumi sõna. Nii et kus see ärkamine nagu puhkeb, on tegelikult keset tagakiusu. Ja ma arvan, et kõige tulisemad kristlased ongi ja kõige tulisemad kogudused ongi olnud alati keset tagakiusu. Muuseas, kui liiga vähe tagakiusu, siis kiputakse mugavduma, minema mugavuse tsooni, kaklema üksteisega, nokkima seal ühe ja teise asja kallal ja siis vaidleme oma teoloogia üle ja lõpuks ühesõnaga, tuttav värk, eks ole. Me oleme kursis nende asjadega. Aga kui tuleb niisugune surve kuskilt väljaspoolt, mingisugune nii-öelda ühine vastane või mis meid kõiki ühendab, et nüüd me peame kokku hoidma, siis äkitselt me leiame, et me paneme hoopis teise kraadi sisse ja asjad lähevadki teisiti. Nii et tegelikult tagakius on üks hea asi. Ma tean, et meile ei meeldi see, aga jah, kõige suuremad nagu sellised ärkamised ongi teinekord üles, näiteks kas või siin oleviste ärkamine, see sündis endises Nõukogude Liidus, eks ole. Ja kui see asi siin lagunes
tuli võib-olla, kutsume seda elusõna ärkamine ja mis iganes erinevad ärkamised. Ja siin ka just nimelt selle kõige keskel tuleb midagi erilist ülesse. Ja mulle tundub, et Jumal tihti katab nagu laua keset või meie vastase nagu palge ees, nagu ütleb laul 23, eks ole. Nii et kui sa lähed läbi tõsisest väljakutsest oma elus, siis see on tegelikult platvorm Jumala imeks. Amen. Ja teinekord just nimelt need suured asjad sünnivad sellises kontekstis. Ja Philippus siin satub Samaaria linna. Nüüd on selline teoloogiline arusaam olnud inimestel mõningatel. Ma tean, et see siin ei ole. Et imed ja tunnustähed lõppesid ära apostlitega. Oled sa kuulnud seda Ameerika, eks ole? See on niisugune teada-tuntud, suured uskonnad maailmas usuvad seda, et oleme palunud siin asjade eest ja imed ei ole enam sündinud ja ju siis on läbi, on ju. Aga esiteks siin ei ole isegi mitte apostlitest keegi, vaid Philippus. Ja Philippus oli toidulaudade eest hoolitseja. Sa võid lugeda sellest apostlite 6. peatükis 7 meest määratakse. Stefanos on üks nendest. Muuseas, Stefanos ka ei ole apostel, ei ole prohvet, on lihtsalt diakon. Aga kui sa loed selle jutluse, mida ta jutlustab sealt 7. peatükis, see, kuidas ta käsitleb Vana Testamenti ja muidugi tollal nad jutlustest ikka Vanast Testamendist ei olnud Uut Testamenti, nagu meil täna on. Ja millise väega. Nii et Jumala vägi tegutseb kõigi läbi. Halloo. See ei ole mitte pastorid või ülistusjuhid või mõned erilised inimesed. See on Jumala vägi meie kõigi läbi. Ja ma arvan, et see on hea, kui sa ütled endale periooditi sellist lauset, et tema vägi minu läbi. Tema vägi minu läbi. Mõtle, kui sa lähed kellegist palvetama, siis see ei ole mitte, et mida sina teed, aga see on tema vägi. Lihtsalt sinu läbi. Või kui sa seisad silmitsi mingi väljakutsega oma elus, tema vägi minu läbi. Amen. Tema vägi minu läbi. Ja muidugi, mille peal need inimesed seisavad, on selle apostlitega imede lõppemise arusaamises. On see, et apostel Paulus ütleb 2. Korintuse 12:12, et apostlite imeteod ja siis tunnustähed, justkui apostlitel olid mingid erilised tunnustähed, nende kaudu sai see kristlus tol hetkel niimoodi rajatud ja kinnitatud, et see on üks õige asi ja sealt edasi nagu polnud seda enam vaja. Ja muidugi Efeslaste 2:20 ütleb ka, et see kõik rajatud apostlite, prohvetite alusele, nüüd see on rajatud, kogudus on nagu valmis ja pole enam imesid vaja. Meie, ma arvan, tänases kambas siin usume vähe teistmoodi. Amen, jah. Me usume, et Jeesus, kui ta ütles, et minge kõike maailma kuulutage evangeeliumit ja tunnustähed, järgivad neid, kes usuvad. Ta ei pannud mingisugust ajalist piiri, et kuniks siin paar aastat mööda saab, siis on kõik. Või kuskil 1. Korintuse 12, kus räägib vaimuannetest. Et seal oli mingisugune tähteg. Nii kaua kehtivad ja siis ei kehti. Tänu Jumalale vaimuanded töötavad täna veel. Amen. Ja ma arvan, te olete siin neid näinud piisavalt. Ja piisavalt, eks ole. Nii et, ja Johannese evangeeliumis Jeesus ise ütles, et te teete mitte ainult neid tegusid, mida mina teen, aga teete suuremaid. Suuremaid, vau. Nii et ma ei näe kuidagi, et imed ja tunnustähed on saanud ära lõppeda. Ja argument on muidugi siin samas, et siin ei ole isegi apostel keegi, vaid Philippus tuleb ja imed teod ja imetähed sünnivad tema kaudu siin selles linnas. Nüüd see Samaaria linn, muidugi siin täpselt ei öelda, mis linn see oli, aga ilmselt see oli Samaaria pealinn ja see oli niisugune võtme asukohaga linn. Seal ma vaatasin kuskilt statistika ütleb, elas võib-olla kuskil 5000 kuni 10 000 inimest. Nii et see on ikka märkimisväärne hulk inimesi, kes seal pöördus usule Philippuse evangeeliumi töö läbi ja nii et ütleme, terve see linn ikka sai raputatud. Ja niisugune suur ärkamine oli seal.
ja ma usun, et Jumal saatis selle mehe, oma mehe strateegilisse linna. See oli tõesti niisugune kaubateede ristumise kohas seal ja sellest sai hiljem muidugi niisugune keskus seal. Aga ma arvan, et muidugi strateegiline linn on sinu jaoks või minu jaoks see, kuhu Jumal sind läkitab. Kuhu ta sind saadab. Ja. Me oleme siin täna Laitses, väga väikses kohas, eks ole, aga kui Jumal läkitab sind siia, sa oled õiges kohas. Amen. Sa ei tea veel, mis võib tulla sellest kõigest, on ju, ühest koosolekust, ühest pühendumisest sellele, et olla siin ja seal Samaaria linnas me loeme seda, et Philippus kuulutas neile Kristust. Nüüd, kui ma küsiks sinu käest ja sa võid vastata, et mida Philippus kuulutas seal? Noh, nad kuulutas Jumala armastusest. Huvitav, mis tema sõnum võis olla, eks ole. Aga tegelikult siin ju öeldakse, mida ta kuulutas. Kuulutas Kristust. Ja see küsimus on, et mida Kristus tähendab? Ja, siin kohe juba piibli uurijad teavad. Kristus tähendab võitud. Ja kuidas sa saad olla võitud ilma Jumala võidmiseta, eks ole. Nii et ta kuulutas, et Jeesus Kristus on võitud. Ja kuigi see võtaks omaette nagu aega, et sellest rohkem rääkida, aga Jeesus ei olnud lihtsalt puussepp. Ja need inimesed, kes uskusid, et ta on lihtsalt siit Kapernauma, meie oma külast, tema isa on puussepp, me teame, et tema oli puussepp, võisid võib-olla uskuda mingit mööblieset tema käest, et kuule, tee mulle uus kapp või mis iganes. Aga imetegev vägi voolas nende jaoks, kes uskusid, et ta on võitud Jeesus ehk Jeesus Kristus. Kristus ei ole Jeesuse perekonna nimi, kui see on üllatus sulle. Ma olen Janno Peensalu, tema Jeesus Kristus. Ei, ta oli Jeesus Joosepi poeg. Kristus tähendas seda, et oli võitu. Jumal pani tema üle võidmise. Nüüd see võidmine ei olnud ainult tervendada haigeid muidugi ja ajada välja kurjad vaimud. See võidmine oli ka tuua vabastus inimkonnale. Ja muuseas tema veres oli vägi, võidmine, murda kuradi ahelad ja meelevald. Nii et Jeesus kandis seda võidmist. Aga inimesed, kes uskusid, et on võitu, nende jaoks voolas üks teisel tasemel vägi. Need, kes niisama vaatasid teda kui siin oma küla poissi, nende jaoks ei juhtunud palju midagi erilist. Aga need, kes ütlesid, hei, see on võitud mees. Mäletad, pime mees ütles, et Taaveti poeg, halasta minu peale. Ja muidugi see läheb tagasi Vana Testamendi prohvetluse juurde, et Taavet kuulutas ette võitu tulemist. Tema on see võitu mees ja võidmine voolas nende inimeste heaks. Muuseas, üks huvitav asi, mida sa võid tähele panna, kõik need inimesed, ütleme tegelikult seda niimoodi, mitte kõik inimesed, kelle juurde Jeesus nagu läks või sattus või läks neist mööda, ei saanud tingimata imet, ei saanud tingimata terveks. Aga kõik need inimesed, kes tema juurde tulid, said ime. Ma ükskord uurisin oma Uues Testamendis põhjalikult seda. Kõik need, kes tulid tema juurde. Mõni üksik, kelle juurde Jeesus sattus. Me teame seal tiigi ääres oli seal üks mees 38 aastat maas, eks ole, halvatuna. Aga enamus inimesi, kes nagu algatasid selle protsessi, ma ei istu lihtsalt kodus siin, ma ei oota, kuniks äkki Jeesus kõnnib siin minu majast mööda ja viskab pilgu läbi akna ja näeb, et ma siin nutan ja mul on nii hale ja mul on käsi kipsis ja mul on mingi muu häda siin ja siis ta hüppab sisse, kuule, mis ma su heaks teha saan ja mis sul siin valutab ja räägi oma lugu mulle. Et väga vähe sellised inimesi ilmselt said imet, aga kõik need, kes oma viimase nagu jamaga või raskustega või väljakutsetega või mõned ei tohtinud isegi ühiskonda üldse siseneda, läksid ja otsisid ta ülesse. Ja see ei olnud lihtsalt, et sa vaatad nagu Instagramis, kus ta parasjagu on, vaid sa pidid nagu maad kuulama ja siis see
panema oma asjad kõrvale ja sa võisid võtta päevi reisimist ja leida siis. Ja siis sa leidsid, et seal on 1000 inimest ümber tema ja saada nagu isiklikku audientsi Jeesusega. Tähendas seda, et sul pidi olema tõsi taga. Sa nagu pressisid ennast sealt rahvast läbi nagu see veritõbi naine. Kui sa sinnamaani jõudsid selle, sul oli selline nagu usu power taga, mis lükkas sind sinna. Alati Jeesus ütles, et hei, sinu usk on sind teinud terveks. No me kõik teame, et see oli tema vägi, mis tegelikult inimesi tervendas. Aga ta pani selle rõhuasetuse või selle vastutuse nagu selles võtmes. Inimesed ütlesid, et sinu usk algatas selle asja siin. Nii et Philippus siin tuleb sellesse linna ja kuulutab neile Kristust. Nüüd, mis on võidmine, kui me räägime võidmisest? Ja siis me usume võitud Jeesust, et ta on võitud. Halleluuja. Mitte lihtsalt ajalooline Jeesus, aga et ta on Jeesus Kristus. Tema üle on võidmine. Mida ta on võitud tegema? Ta ütles seda Luuka 4. peatükis, et issanda vaim on minu peal, sellepärast on ta mind võidnud. Kuulutama vabaks saamist siotule, nägemist pimedaile, eks ole, ja nii edasi. Issanda meelepärast aastat. Ma olen mõelnud selle mõtte peale või selle termini peale võidmine ja et kuidas defineerida võidmist. Üks lihtne viis öelda, et see on lihtsalt Jumala vägi inimese peal. Kui sa võtsid vastu Jeesus oma ellu, püha vaim tuli sinu sisse elama. Sa sündisid uuesti tema väe läbi, tema muutis, püha vaimu vägi muutis sind seesmiselt uueks. Ja Jumala vägi tuli su sisse. Aga kui võidmine tuleb, siis tuleb vägi su peale. See on see vahe. Üks on vägi su sees, teine on vägi sinu peal. Sinu sees olev Jumala ligiolu on midagi, mida sa naudid, ma loodan. See on sinu osadus Jumalaga. Sa kõnnid koos temaga. Aga see ei ole midagi, mida sa saad nagu käte peale panemise läbi anda kellelegi teisele. See on sinu osadus Jumalaga. Aga võidmine sinu peal on kellegi teise teenimiseks. Nii et see tuleb ja läheb. Sa tunned seda ja siis see kaob. Ja siis sa oled väga tavaline inimene. Sa oled niikuinii tavaline inimene. Aga Jumala võidmine tuleb su üle. Ja see võidmine, minu definitsioon on see, et see on Jumala võimekus lisatud sinu võimekusele. Ja see ei ole, et sa mitte midagi ei tee. Sa teed oma osa. Amen. Sa oled ülistusjuht, sa laulad, sa mängid pilli. Aga kui Jumal paneb võidmise selle üle, mida sa teed, siis see on üks teine võimekus veel lisatud juurde sinu võimekusele. Tehes sind võimeliseks tegema, mida üksnes Jumal suudab teha. Okei, see on see definitsioon. Võimine on Jumala võimekus lisatud sinu võimekusele, tehes sind võimeliseks tegema, mida üksnes Jumal suudab teha. Nii kui võidmine su peal, siis asjad juhtuvad, mida sina ei oleks suutnud teha. Amen. Ja üks võidmise kirjakohtadest on siin Vanas Testamendis ja see on Jesaja 10:26 ja ma ei tea, kuidas eestikeelses piiblis on, mul on ingliskeelne siin ees, seal öeldakse, et ja sel päeval tuleb esile, et tema koorem võetakse ära sinu õlgadelt ja tema ikke purustatakse sinu kaela pealt. Eestikeelses piiblis ei lisa juurde seal seda, et nagu ütleb ingliskeelne piibel, võidmise tõttu. Nii et koorem kõrvaldatakse ja ikke purustatakse. Because of the anointing, ütleb ingliskeeles piiblis. Ja see on algtekstis sees sõna. Ma ei tea, miks eesti keeles juurde ei pandud. Aga et koorem kõrvaldatakse, ikke purustatakse võidmise tõttu. Nüüd, kuidas sa tead, et võidmine on kohal? Sa tunned, et koormad hakkavad ära minema. Ikked lähevad puruks. Asjad, mis ennem hoidsid siin kinni, sa tunned, et midagi toimub. See nagu tuled, hakkad koosolekuga peale, alguses on siuke, kuidagi õhk on siuke veel ebakindel või ei ole siukest head tunnet, aga ülistad Jumalat ja
tunned, kuidas issanda võidmine tuleb sellesse paika ja äkki seda hakkab kerge olla kuidagi teistmoodi, kas pole nii. Ja asjad hakkavad juhtuma. Nii et võidmise tõttu, nii kuidas sa tead, et ülistus on võitud? Koormad eemalduvad. Ikked lähevad ära. Kuidas sa tead, et jutlus on võitud? Sama asi, koormad hakkavad eemalduma. Ikked purunevad. Nii et võidmine on imeline asi. Ja ma olin siin paar päeva tagasi palvekoosolekul ja me palvetasime seal ja ootasime issand ees ja siis kuidagi keegi ütles, et kui kellelgi tuleb mingi sõnum, siis ütle sa välja ja otse kohe mul tuli selline sõna Jumala käest, mis ma usun. Ja ma ütlesin selle välja, ma ütlesin, et Jumal tahab öelda meile, et enne kui sa teenid kedagi, oota minu võitmist. Sest üks võimalus on see, et ma lihtsalt kohe ruttu panen käed peale, hakkan palvetama, asi on ühel pool. Ja teine on see, et ma ootan, millal on see õige aeg. Ja teinekord võib-olla on see hoopis teine päev seda teha, eks ole. See on huvitav, et ilusa värava juures oli see jalutu mees, 40 aastat vana, eks ole, ja teda toodi sinna iga päev, nagu pühakiri ütleb. Aga ta ei saanud terveks nendel päevadel, kui Jeesus käis templis. Samuti Johannes, teised apostlid käisid templis ilmselt ju muudele päevadel ka. Aga just nimelt sellel päeval Peetrus ütles, et hõbedat ja kulda mul ei ole. Ja muuseas see ei tähenda seda, et neil raha üldse ei olnud. See sõna seal ütleb, ei ole kaasas. Ja loed sealt natukene edasi, see ütleb, et ühtegi vaesti on nende seas. Nii et see on küsimus, et neil ei ole raha. Aga ta ütles, et see, mis mul on, seda ma sulle annan Jeesuse Kristuse nimel, tõuse püsti ja kõnni. Ja selle päeval see võidmine tuli esile. Võib-olla tervendus vaimu and tuli esile. Ja Peetrus haaras ta käes kinni ja tõstis ta üles ja mees kargas püsti ja kõndis, nii et usk tuli seal vägevasti esile. Aga on midagi erilist võitmises. Ma olen läbi elu aeg-ajalt. Muuseas, kui me olime Pärnus 20 aastat tagasi või midagi ja tegime seal Mai kinos seda koosolekut, me just rääkisime sellest täna siin, eks ole. Ma mäletan, me olime üks koosolek eelnevalt läinud Paikusele ja seal nagu, ma ei saa öelda ebaõnnestunud, aga lihtsalt see on nii avatud atmosfääriga koosolek. Ma ise mõtlesin, et Paikuse väike koht, mis siin ikka väga tead, lähme lõbalt kohale, aga Merike tõusis seal kõnelema ja seal võis olla võib-olla 20-30 inimest, aga ma tundsin sellist uimasuse vaimu seal. Mul on tunne, et ma lihtsalt kustun ära, ma ei suuda püsti olla või üldse nagu ärkvele jääda. Ja sellised vaimsed jõud tulid seal vastu. Nii et kui me tegime Pärnus koosoleku, siis me õppisime oma vigadest. Me võtsime paastupäevad ja siis me palvetasime ennem ja isegi kui see koosoleku päev tuli, siis läksime, palvetasime kõigi toolide pärast seal ruumis. Iga toolile panime käed peale. Ja üks eriline läbimurre oli selle koosoleku, ma mäletan seda võidmist, mida ma tundsin sellel koosolekul. Nüüd seal on terve saali täis rahvas sai päästetud, aga seal 2 väga olulist inimest andsid oma elu Jumalale. Aga see mõju, mis sai külvatud, seal oli võimas ja ma tulin pärast Merikest ise lava peale ja ma tõesti tundsin, kuidas Jumala võidmine mind kandis seal erilise viisil. Need inimesed lihtsalt nagu olid naerutatud su külge. Muuseas pärast, kuidas me seda koosolekut reklaamisime, oli see, et tollel ajal, et kui sul on mingid siuksed teemad ja sa võitled nende asjadega ja nii edasi, kirjeldasime mingi hulga asju, siis ütlesime, et siis tule ja kuula tõde ja kõneleb endine sensitiv. Ja siis pärast seda, kui see koosolek oli läbi, siis paar inimest tulid seal minu juurde või kellegi juurde nad tulid ja hästi ikka minu juurde ja ütlesin niimoodi, et ja see Merike võib olla küll endine sensitiv, aga tema võimed on säilinud. Tema võimed on jätkuvalt säilinud. Nii et sa mahe, kas usud ajaloolist Jeesust või usud sa võitud Jeesust ja et meil tuleb oodata tõesti seda pühavaimu võimist enne kui me kellelegi käed peale paneme. Benny Hinn muuseas teeb seda ja lihtsalt ülistab, kuniks ta tunneb, et nüüd on õige aeg teenida. Ja
noh, me sellest võidmisest praegu siin pikemalt ei räägi, aga Philippus kuulutas seal linnas, kuulutas neile, et see Jeesus, kes seal risti löödi, see on lihtsalt üks isik, vaid see oli Jumala Messias. Tema peal oli võidme, ta tervendas haigeid ja seesama vägi on täna meie peal ja minu peal ja nagu Philippus ilmselgelt seal deklareeris evangeeliumit ja Jeesuse nimest ja kõigest sellest. Ja kui Philippus seal kuulutas, siis Jumal kinnitas seda imede ja tunnustähtedega. Pane tähele, mis sündis. Ja paljudest seest, kellel olid rüvedad vaimud, läksid need välja suure häälega kisendades. Ma mõtlesin selle peale, üks põhjus võib-olla, miks oli nii palju seotud inimesi seal, oli sellepärast, et seal linnas oli ennem nõid Siimon, kes oli sidunud või eksitanud inimesi oma nõidusega. Ja paljud inimesed ilmselgelt olid käinud tema juures, mõned võib-olla nälja pärast. Tead, nagu ikka tänapäeval ka öeldakse, et käin nälja pärast mingi imeravi juures või sensitiiv, vaata, mis ta ütleb, tead. Ja muuseas, ma intervjueerisin täna üht inimest ja siis ta ütles mulle, et kui ta tegi astroloogiat, siis ütles, ta tegi selle teistele siis. Ütles, et tema juures käis aeg-ajalt ka paar kristlast. Vau. Nüüd Jumal ei kõnelenud, siis lähen astroloogi juurde. Mitte mõistes, et sa korjad üles vaimseid sidumisi sealt. Mingist asjast said nagu abi ja pärast leiad mingisuguse teema, mida ei oska isegi diagnoosida või. Seljavalu läks ära, aga äkitselt, ma ei tea, abielu lagunes ära või. Need kurjad vaimud siin läksid välja ja palju halvatud ja jalutumaid sai terveks. Nii et pane tähele, et nõid Siimon, kes seal ennem tegutses, tema ei olnud saanud selliseid tulemusi. Need inimesed kõik olid haiged seal, kõigil olid probleemid. Aga kui Philippus tuli ja kuulutas võitud Jeesust, äkki imed hakkasid juhtuma. Halleluuja, amen. Nii et imed juhtusid siin selles paigas, Jumal kinnitas kuulutust imede tunnustähtedega. Aga niipea kui tead, Jumal hakkab liikuma, siis on seal, me näeme siin seal nõid Siimona teema. Siin alguses tundub, et kõik on päris hästi. Et Siimon ka annab oma elu Jumalale ja saab ristitud ja jääb siin Philippuse juurde. Me muidugi loeme temast, et ta oli enne seal linnas, eksitas Samaaria rahvast ja öeldes midagi ennast suurt olevat. Nii et nõidus on eksitav ja nõiad eksitavad. Jumal ei kasuta nõidu. Ma tean, et on inimesed käinud sensitiivide ja imeravijate juures ja nad on küsinud, et kas sa oled ristitud? Mõnel on isegi piibel laua peal. Ja see tundub peaaegu, et hei, kuule, see on üks meie omadest vist. Tegelikult see on eksitus. Amen. Ja kuidas sa nagu eksituse nagu vägi esile tuleb, ongi see, et sa tood selle võimalikult lähedale reaalsusele. Et see nagu peaaegu õige. Kasutan sama raamatut ja küsin, et kas sa oled ristitud ja mis iganes muud asjad. Ja lisaks ta ütles, et see on meil Jumala vägi. Nii et Samaaria rahvas, kes oli niikuinii seal segu juutidest ja muudest, uskusid seda ja kaua aega oli ta nõidusega neid eksitunud, aga kui nad Philippust uskusid, kes kuulutas neile Jumala riigist evangeeliumit ja Jeesuse Kristuse nimes, siis ristiti mehi ja naisi, Siimon isegi sai usklikuks. See on huvitav, et me ei loe küll seda siit, aga esimesed kirikuisad räägivad sellest, et Siimon tegelikult ei jäänud usklikuks, vaid ta lõpetas Rooma linnas, kus siis ta isegi oli oma maagias ja kõigest nii edukas, et nad püstitasid talle samba sinna. Aga muidugi täpselt ei teata, kus maal jooksevad seal legendid ja kus maal on nagu päris ajalugu. Et isegi on nagu mingi ülestähendus sellest, et ta oli seal Roomas nagu lendu tõusnud, näidanud, et ta võib õljuda õhus. Ja Peetrus ja Johannes, kes olid samal ajal seal, olid võtnud meelevalla selle kurja vaimu üle, kes tema läbi opereeris, siis ta oli kukkunud ja saanud nii palju vigastusi, et hiljem oli sellesse surnud. See on vähemalt, mis jutud sellest asjast liiguvad.
aga et ta jätkas nõidumaks, see kahjuks on tõsi siin. Ja ta teinud sellist tõsist pöördumist. Ja me näeme seda, et kui Philippus, kes oli evangelist ja evangelistid on sellised vahvad tegijad, et tahavad saada inimesi päästetud ja lähme välja ja kuulutame evangeeliumit ja mul on selliseid mitmeid sõpru. Aga ta ei vaadanud nagu lähemalt või ma ei tea, võtnud aega, et küsida Jumala käest, kuidas siin täpselt asjad on selle mehega. Philippus oli rõõmus mees, oli ka Jumala lapseks saanud. Aga kui apostlid tulid sinna, siis nad panid käed inimeste peale, need said täis püha vaimu. Ja siis sel hetkel, kui Siimon pakkus neile raha, ütles, et andke mulle ka see meelevald, et kelle peale ma käed panen, saaks püha vaimu. Me teame, et Peetrus sai aru või vaimu anni läbi eristas, et siin on tegemist mingisuguse vale asjaga. Pealtnäha tundus kõik hästi, aga midagi ei klappinud siin. Ja ma mõtlesin selle üle, et huvitav, mida siis Siimon võis näha. Ma ei tea, kas sa, Merike, oled selle peale ka mõtisklenud või on sul mingi hea mõte, aga ühel viisil, kuna ta jätkas nõidust, siis see võis olla, et ta lihtsalt nägi vaimumaailmas. Et kui püha vaim tuli inimeste üle, et midagi tuli nende inimeste peale, mis tema silmis oli, et hei, siin on midagi tõsist, vägevat, aulist üle selle, millega mina toimetan. Teine võis olla see, et nende inimestega hakkas midagi juhtuma erilist. Võib-olla seesama võõrad keeled ja mitte ainult nagu võõrad keeled, mida me siin alati räägime, aga lausa ka sellised keeled, nagu seal apostlite teises peatükis, nad said aru nendest keeltes. Muuseas, Suusa tänaval oli inimesi, kes said mitte ainult võõrad keeled, aga said näiteks hiina keele. Rääkisid puhtalt hiina keelt, üks inimene rääkis 17 erinevas murrakus seda ja lõpuks läks Hiina missionäriks. Ja ma ütlen, kui sellised asjad juhtuvad, see võtab su tähelepanu, kas pole nii. Hei, ma teen siin oma asju ja siin, kui Jumal astub esile, vaata, millised võimsad asjad juhtuvad. Nii et Peetrus pidi adresseerima seda olukorda siin. Ja see on huvitav, et ta tundis ära, et Siimon tegelikult ei olnud teinud seda tõelist pöördumist. Ja ma olen ka vahest mõelnud, miks mõningad inimesed nagu tulevad Kristuse juurde ja siis muidugi on see igasuguseid kiusatusi väljaspoolt ja nii edasi, tagasi langenuid on. Aga siin juhul ma näen, et see mees ei teinud tegelikult kohe algusest peale tõsist pühendumist Jumalale. Ei andnud kõik asju ära, eks ole. Ei andnud oma elu üle Kristusele. Üks on see, et sa lihtsalt palud võib-olla Jumalat appi oma olukorrast täna. Ja teine on see, et sa annad oma elu talle üle. Ja Peetrus ja Johannes selle vaimu anni läbi siin tajusid, et midagi on viltu. Adresseerisid seda. Ja muidugi, siin nad ütlesid, et parandab meelt sellest oma kurjusest, palu Issandalt, et ta sinu südame mõtte sulle vahest andeks annaks. See on huvitav sõna siin vahest, eks ole, et see on nagu võib-olla. Ja ma mõtlesin ise selle peale, et see võib olla sellepärast, et Siimon pilkas siin püha vaimu tööd. Ja tegelikult lõpuks juhtuski see, et ta pöördus ära ja ei kõndinud Jumalaga sealt edasi. Aga sõbrad, seda teksti siin lihtsalt teiega koos vaadates, ma näen seda, et kui Philippus tuli siia linna, siis esiteks suur hulk inimesi sai päästetud. Ja see on juba üks vägev asi. Amen. Ja. Teine vägev asi, mis juhtus, on see, et nõid Siimon pidi ära kolima sealt linnast. Tema pidi sealt jalga laskma. See võim oli murtud. Amen.
ja muidugi hiljem see Samaaria sai selliseks missiooni keskuseks ja sealt sai inimesi välja läkitatud ja väga auline edasiminek toimus sellest asjast ja ma tundsin, et see on midagi ka, mis Jumal on andnud sellele teenistusele ja grupile siin. Ja kahtlemata Merikesele, selle nagu konfrontatiivse teenistuse seista silmitsi sellise esoteerilise maailmaga. Ja muuseas, kui sa lähed ühte linna või külla, siis vaimulikult üks kõige suurem vastuseis tavaliselt on just nimelt sellest okultistlikust, esoteerilisest maailmast. Ja võib-olla poliitiliselt on ka mingi vastuseis või mis iganes muus mõtmes, aga need tõelised nagu lahingud vaimus on just nimelt nõidade ja niisuguste kantsidega. Ma tean igal juhul, et meil Pärnus on neid asju olnud ja kuniks tead, sa hakkad koosolekuid tegema, siis sa näed seda, kuidas need asjad juhtuvad. Muuseas, seal samas koosolekul, kus me olime koos, seal me mõtlesime tükk aega, kas me teeme seal ülistust ka või ei tee. Mõtlesime, et inimesed, kes tulevad, nemad ei saa aru sellest ülistuse teemast ja et teeme lihtsalt mõned evangeelsed laulud. Aga siis me otsustasime, et ei, me ülistame Jumalat siin. Ja umbes teise laulu ajal, võib-olla isegi esimese laulu lõpus, seal 3 inimest kargas püsti ja läksid välja ja tagasi ei tulnud enam. Mõtlesin, no mina värki teed. Aga pärast nad ütlesid niimoodi, et tead, meie õpetaja, ma ei tea, kes see siis oli seal linnas, saatis meid siia, et nurjata see koosolek ja palvetada selle koosoleku vastu. Aga teil on siin vägi, millest me nagu jagu ei saa. Ja nad lasid sealt jalga. Amen. Nii et see oli see konfrontatsioon. Ja sõbrad, Eestimaal on tohutu palju nõidust igas nurgas. Ja ma arvan, et see on võib-olla täna üks kõige suurem selline väljakutse, millega me tegeleme siin maal nii-öelda vaimuliku kantsidena. Ja ma tunnetan, et Jumal on andnud väga sellise spetsiifilise ülesande. Ja see nõuab palvet ja see nõuab muidugi evangeeliumi kuulutamist ja koosolekute tegemist. Aga Jumal on selle taga, kas pole nii. Et tõmmates teatud inimesi kokku, kellel on üks nägemus ja niipea kui Filippus tuli sellesse paika, kus ennem oli üks nõid pidanud seda oma linnaks. Nüüd äkitselt Jumal pööras need kaarid ringi, äkitselt oli Kristuse evangeeliumi seal kuulutatud, imed ja tunnustähed sündisid. Ja me vajame seda vaimulikku läbimurret meie maal, meie linnades, meie külades. Nii et siit edasi me teame, et see evangeelium levis vägevasti. Siin on muidugi võiks iga loo võtta ja rääkida nendest, kuidas Jumala vägi töötas apostlite tegudel, raamatus ja apostlite läbi, aga ma lihtsalt tahtsin mõned mõtted teiega jagada sellest, et me vajame sellel tunnil nagu selle teraviku seada sellele, mis Jumal on andnud sellele teenistusele nagu ülesandeks ja saavutada selle läbimurre. Murda läbi. Amen. Me vajame seda läbimurret sellel ajal ja tunnil, kus me täna oleme. Ja issand, andku tarkust ja andku võidmist ja vaimuandeid ja kõike seda taevast varustust, et seda esile tuua. Halleluuja. Et sõbrad, ma ei taha rohkem selle praegu isegi edasi minna, ma tahaks palvetada. Ja siis ma saan aru, et tuleb üks tunnistus siin veel ja pärast saame inimeste eest veel palvetada, aga palvetame korra selle teema üle. Halleluuja, issand, tänu sulle. Kiidame sind, ülistame sind, issand. Tänu sulle, Jeesus, tänu sulle, Jeesus. Issand, me täname sind, et on vägi Jeesuse nime sees. Issand, me deklareerime seda siit laitsest, sellest paigast täna üle selle maa.
et iga põlv nõtkub Jeesuse nime ees. Ja Eestimaa ja Eestimaa linnad ja Eestimaa külad ei kuulu nõidadele, ei kuulu esoteerikale ja okultistlikule maailmale, vaid nad kuuluvad Jeesusele Kristusele. Me kuulutame Jeesuse nime üle selle rahva. Me kuulutame, Jumal, sinu saatust, et sa pöörad Eestimaa saatuse ebajumalate teenimisest tõelise Jumala poole pöördumise juurde Jeesuse nimel. Issand, et sa tõstad sellel tunnil ja ajastul oma võitud sulased ja sa ehid neid oma taevase väega ja varustusega. Me täname sind iga vaimuanni eest. Issand, me täname sind püha vaimu väe eest, mis on suurem või püha vaim, kes on suurem kui ükski teine jõud või vägi, võim. Issand, siin maa peal. Issand, et sa tõstad ka seda teenistust ja need inimesed, keda sa oled liitnud kokku siin paigas. Et tuua läbimurret, et olla üks osa sellest, et tuua läbimurret selles valdkonnas, vaimulikus sõjapidamise ka. Ja kiskuda maha need vaenlase kantsid. Issand, et sinu võidmine võiks läbimurde tuua. Ja need asjad, mis on kinni hoidnud, mis on lõksus hoidnud, mis on sidumises hoidnud seda rahvast. Issand, me kuulutame, need müürid tulevad alla Jeesuse nimel. Ja sa tõstad oma sulased üle kogu selle rahvuse. Issand, et me näeme sellel tunnil ja ajastul ühte ärkamist Eestimaal sinu vaimu läbi. Halleluuja. Issand, me palume, nii nagu siin apostlite tegude raamatus me näeme, et see ei olnud ainult tiitliga inimesed. Need ei olnud inimesed, kes olid pastori nimega, aga tavalised diaakonid, tavalised inimesed, kes hoolitsesid toidulaudade eest, käisid sinu väes ja võidmises. Ja issand, me täname sind selle võidmise eest. Me täname sind selle võidmise eest siin paigas. Jeesuse võimsal nimel. Tänu sulle. Isa, me palume, nagu apostlid palusid, et siruta sina oma käsi, et imed ja tunnustähed ja terveks saamised võiksid sündida sinu pühas sulas Jeesuse Kristuse nime läbi. Halleluuja, halleluuja, halleluuja.